Kõige rohkem tekitab muret kindlasti selline ebastabiilsus võimukoridorides, ütleksin ma. Et kui me saaksime sellel rajal ennast nii-öelda rajale, siis me elaksime tunduvalt paremini ja meie sisekliima oleks tunduvalt parem. Võib-olla internet. Et näiteks mul seal ka, et selleks, et telefoniga rääkida, pean otsima näiteks kohta, kus ja internet muidugi käib siis läbi õhu, mis on loomulikult väga selline valgeline ja halb ja mitte väga kiire, et see on nagu üks teema. Ja teine muidugi on siis ütleme need teed, et kuigi neid hooldatakse ja teeservi niidetakse, aga see võiks olla tegelikult nagu parem näiteks. Ma arvan, et kõikjal maapiirkondades on rahvastiku vähenemine ja ütleme noorte inimeste siia meelitamine või et see on see põhimure, et meil on ju liiga suured tõmbekeskused, on Tallinn, Tartu, töö, et oleks töökohti, võib-olla see. No valla kõige suuremad väljakutsed on ikkagi seotud elanike arvuga. Et meie sihtu 4 aastat tagasi oli see, et elanike arv ei langeks alla 9000, paraku on see ikkagi veidikene langenud, küll mitte drastiliselt, aga ikka nii, et nüüd kogu töö käib selle nimel, et uued inimesed tuleks valda ja loomulikult teine töösuund on alati see, et meie oma inimestel oleks siin väga hea elada. Senikaua, kuni vald saab aru, mis on valla roll, on kõik hästi ja mõnes mõttes pärast valdade liitmis sellises nooruse ja roheluse nagu tuhinas, sellised tõeliselt pubekas vallad, sellised kõigeks eluks valmis ja muudatusteks valmis, see on nagu väga hea olnud, et peaasi, et sellega nüüd ei kaasne mõne aastaga sellist stagneerumist tagasi sinna tegelikult, kus me oleme hetkel nagu vabanenud nendest pisivaldadest ja sellega kaasnenud ängist. Ma arvan, et üheks suuremaks väljakutseks on meie kogukondade võimestamine, et nii Väätsa, Käru, Oisu kui ka Türi linna inimese ja kodaniku hääl siis oleks nagu üheselt ja nagu võrdne nii-öelda, et me saaks nagu aru ja kuulaks teineteist. Väljakutseid võib olla mitmesuguseid. Nendega hakkama saamiseks on oluline minu arvates see, et meie inimesed, olgu siis suuremates või eksemates kohtades, kus nad elavad, tunneks ikka tegelikult selle kogukonna liikmetena ennast ja vastavalt käituksid ja tegutseksid. Sest ühte hoides, teineteist aidates, koos tegutsedes jõuab kindlasti kaugemale.